tere hommikust ja tere tulemast tagasi minu tagasihoidliku infoturbe kööginurka. Kõigepealt siuke pisike köögikoristus, et täna on meil käsil juba 7. uudiste ülevaade ja kõik senised episoodid ja ka nüüd järgnevad on nüüd kättesaadavad ka Spotify's. Ehk et kui sa ei ole muidu YouTube'i tarbija ja minu muud igapäevaelu tegemised huvi ei paku, siis puhtalt seda infoturbe sisu saab nüüd mõistlikult ka siis Spotify'st nii video kui ka audiona. Aga nüüd siis tänaste teemade juurde. Ja tänased uudised on järgmised. Esmalt vassimine Twitteri, X-i küberründe ümber. Siis räägin natukene tehisaru hullutamisest Venemaa propagandaga. Siis New Yorgi osariik kaebas kohtusse tuntud kindlustusfirma. Möödunud nädalal oli ka paikamisteisipäev. Siis räägin pikemalt häälekloonimisäppidest ja inimeste privaatsusest nendega seoses. Ja lõpetame siis kõige eelnevaga seonduvalt. Ameeriklased kandsid 2024. aastal rekordmahus kahjusid, mis olid siis pettustega seotud. Aga lähme nüüd siis ülevaate juurde. Nagu mainisin, siis esmalt räägime X-i küberründest. Et see pakkus möödunud nädalal enim kõneainet, infoturbealast kõneainet ka siis peavoolumeedias. Ja esmaspäeval ilmselt märkasid ka mitte väga usinad X-i tarbijad, et sotsiaalmeedia gigandil on mingid probleemid. Nimelt 10 000 inimesed raporteerisid, et neil ei õnnestu siis X-i sisse logida või neil ei õnnestu postitusi näha või postitusi jagada. Ja probleemid vältasid sisuliselt kogu esmaspäevase päeva. Lahendus saabus alles õhtuks Eesti aja järgi. Ja ka Elon Musk ise kirjutas siis X-is, et kuigi ettevõte on praktiliselt iga päev rünnakute all, siis seekord oli tegemist eriti laialdase ja koordineeritud ründega, kas siis suurema grupeeringu või mõne riigi poolt. Ja ka spetsialistide hinnangul oli siis tegemist ühe pikema katkestusega kogu Twitteri, X-i ajaloos. Siiamaani ei miskit erilist, tundub nagu business as usual, aga siis pööras uudis natukene selliseks kergemat sorti intriigiks. Nimelt ütles Musk siis esmaspäevases intervjuus Fox Newsile, et rünnak oli suuresti algastatud Ukrainas asuvatelt IP-aadressidelt. Ja kuna Musk on eelnevalt korduvalt Ukrainat ja tema presidenti naeruvääristanud ja nende üle nalja visanud, siis tundus selline väide eriti kohatu ja tagamõttega. Eelmine nädal ma rääkisin põgusalt ka siis botnetidest. Need on siis sellised pahalaste kontrolli all olevate seadmete võrgustikud, mis asuvad siis üle maailma laiali. Ja X-i ründamiseks kasutati just täpselt samalaadset renditavat botneti. Ja ühe anonüümseks jääda sooviva turbeeksperdi sõnul polnud Ukraina IP-aadressid või Ukrainas asuvad seadmed isegi mitte top 20 riigi hulgas, kust siis seekord X-i rünnati. Ja üleüldse selliste botnetide puhul, et kus riigis need seadmed asuvad, mida siis rünnakuteks kasutatakse, ei oma reeglina absoluutselt mitte mingisugust suuremat tähendusest. Et ka oma kogemusest võin öelda, et väga sageli kasutatakse rünnakuteks just siseriiklikke seadmeid, kuna sellised siseriiklikud aadressid ei ole sageli blokeeritud ja nende poolt tulev liiklus on siis ettevõtte suunal lahti ja nii on väga lihtne selliseid seadmeid kasutada. Ja täna on ka teada see, et X-i sellise küberründe või seekordse katkestuse õnnestumise juures oli nende suurimaks murekohaks hoopis konfiguratsiooniviga. Nimelt osad serverid, mis siis rünnaku alla jäid, olid nähtavad otse internetti
ilma siis sellise teenustõkke ründe kaitseta. Ehk siis tehniliselt öeldes serverite suunas liiklus ei liikunud läbi Cloudflare'i, vaid see oli väike konfiguratsiooni viga. Ja tagatipuks võttis kogu ründe eest vastutuse hiljem hoopis üks Palestiina-meelne häkkerite grupeering nimega Darkstorm Team. Vot nii. Järgmine uudis. Räägin taaskord tehisarust ja sellisel suhteliselt tõsisel teemal kui tehisaru hullutamine Venemaa propagandaga. Poliitikuhuvilised ehk mäletavad, et alates 2016. aasta USA presidendivalimistest on pidevalt kõneainet pakkunud see, et kui efektiivne oli Venemaa propaganda valimistulemuste mõjutamisel. Tänaseks on piisavalt uuritud ja ka välja selgitatud, et Venemaa kasutas tol perioodil üsna suuri IT-ettevõtteid ja IT-ressursse, kelle ainus eesmärk oligi siis toota kallutatud sisu, aga selle sisu tegelik mõju ei ole tänaseni veel lõpuni selge. Igatahes ka tänasel päeval panustab jätkuvalt suuri ressursse desinformatsiooni loomiseks ja levitamiseks. Ja hiljuti NewsGuardi poolt publitseeritud raport näitab, et Venemaa on oma senist taktikat muutnud. Kuna järjest rohkem inimesi kasutab igasugu erinevaid tehisarumudeleid, siis ongi nüüd Venemaa pöördunud inimeste otsemõjutamise asemel hoopis tehisarumudelite risustamise juurde. Ja NewsGuardi uuringu kohaselt on siis sellise iroonilise nimega propagandavõrgustik nagu Pravda tootnud ainuüksi 2024. aastal üle 3,6 miljoni artikli. Ja need artiklid on tänaseks siis kaasatud kõigi 10 suurima keelemudeli andmemassiivide hulka. Ja nende 10 hulgas on siis loomulikult ka ChatGPT, XY, Anthropicu Claude, Google'i Gemini, Meta AI ja ka Microsofti Copilot. Ja märkusena, et siis seda Pravda võrgustikku ei tasu segi ajada Venemaal toimetava pravda.ru veebisaidiga, mis muidugi on ka Putini-meelne ning levitab siis uudiseid nii vene kui inglise keeles. Aga Pravda võrgustik selles kontekstis on siis tuntud ka teise nimega kui Portal Combat ja see võrgustik loodi peale Venemaa sissetungi Ukrainasse. Võrgustik toodab valeinformatsiooni siis tosinas erinevas keeles üle mitme regiooni maailmas. 150 saidist, mis tänaseks teada on, näiteks 70 on suunatud Euroopa suunale, umbes 30 on suunatud siis Lähis-Ida, Ameerika ja Aasia suunale ja ülejäänud on siis sellised temaatilised saidid nagu näiteks NATO News, Trump News, Macron News ja nii edasi. Ühesõnaga, uurijad testisid siis neid levinud tehisarumudeleid Pravda veebisaitide poolt levitatud uudiste sellise 15 artiklilise valimiga ning audit leidis, et kõigi 10 suurima tehisaru ettevõtte poolt hallatavad juturobotid jagasid siis seda sama Venemaa valeinformatsiooni ja desinformatsiooni narratiivi hirmutama ajaval 33,55% juhtudest. Ehk et siis kordan üle, kõik need 10 korrutasid Pravda poolt loodud desinformatsiooni ja 7 nendest suisa isegi viitasid spetsiifilistele Pravda artiklitele kui oma algallikatele. Ja siis NewsGuard hakkas sellist uut Venemaa taktikat kutsuma AI groominguks, ehk siis luues selliseid väliselt usaldusväärsena ja legitiimsena näivaid veebisaite, pannakse keelemudelid neist infot sisse tõmbama, mõistmata, et tegemist on siis propaganda ja desinformatsiooniga. Ja et hajutada kahtlusi, et kas tegemist ikkagi on Venemaa poolt orkestreeritud tegevusega, siis
NewsGuard viitab oma raportis ka sellisele tegelasele nagu Ameerika põgenikust Moskva propagandistiks pöördunud John Mark Doughani ja tema kõnele, mida siis mees pidas Venemaa kõrgetele ametnikele, kus ta muuhulgas ütles midagi sellist, et levitades Venemaa vaates kirjutatud Venemaa narratiivi on meil võimalus muuta AI-d üle maailma. AI ei ole tööriist, mida karta, AI on tööriist, mida tuleks ära kasutada oma eesmärkide saavutamiseks. Ja ülemaailmselt on tegelikult üldse väljendatud muret selle üle, et need, kes tehisarumudeleid kontrollivad, potentsiaalselt saavad siis ühel päeval võimu inimeste arvamuste, vaadete ja elustiili üle. Et kõik tänased kättesaadavad mudelid on juba mingil määral mõjutatud ja kallutatud. Parim näide sellest on näiteks X-Grok, mille vastuseid mingis ajavahemikus suisa spetsiifiliselt tsenseeriti. Ja täna võiks öelda, et on pall siis selgelt tehisaru firmade käes ja on nende kohustus siis jälgida, et nende mudelid ei muutuks propagandamasinateks ja valeinfo levitajateks. Aga samas on ka kindlasti väga suur roll kõigil meil, tehisaru kasutajatel. Ehk et meie ülesanne on siis kontrollida seda infot sisuliselt, mida siis tehisaru meile ette söödab, eriti mis puudutab selliseid päevakajalisi teemasid, et peame olema allikakriitilised ja peame sügavalt mõtlema, et kas see, mis meile ette antakse, on ikka päris see, mis on tõsi. Ja päeva lõpuks tehisaru on vaid tööriist ja nagu üks UML-i loojatest Grady Booch kunagi tabavalt ütles, siis fool with a tool is still a fool. Ehk siis tööriistaga loll on siiski endiselt loll. Järgmine uudis tuleb New Yorgi osariigist, kus siis New Yorgi osariik ehk siis täpsemalt New Yorgi peaprokurör kaebas sellise suure kindlustusfirma nagu Allstate Insurance kohtusse, kuna viimase veebisaidid olid niivõrd halvasti käitatud ja hallatud, et need veebisaidid jagasid personaalset infot kõigile, kes seda vaid soovisid. Häkkerid kasutasid seda muidugi ära ja varastasid infot sadade tuhandete inimeste kohta ja mitte ühe, vaid suisa 2 erineva intsidendi käigus, teatas siis seesamane peaprokurör James oma pressiteates. Ja info varastati Allstate'i sellisest äriüksusest nagu National General ja sait, kus see info siis varastati, oli mõeldud kindlustuspakkumiste või kindlustuspoliiside pakkumiste genereerimiseks. Inimene siis läks sinna veebisaidile, sisestas oma nime, sisestas aadressi ja siis seejärel tegi veebisait selle sisestatud info põhjal päringu sellise KYC eesti keeles ehk siis tunne oma klienti teenusepakkuja nagu LexisNexis süsteemidesse ning süsteem siis kuvas seejärel kõigi sellele aadressile registreeritud inimeste info, muuhulgas ka siis juhiloo numbrid näiteks. Ja kuna kindlustusfirmal puudus monitooring ja ülevaade, et mis päringuid tehti, kui paljud neid päringuid tehti ja kas päringud olid üldse asjakohased või kas need päringud olid järsku automatiseeritud, siis ettevõte taipas alles 2 kuud hiljem, et miski on pahasti. Ja tagatipuks, kui leke avastati, siis kindlustusfirma ei teavitanud ka oma kliente sellest lekkest. Ja et siis haavale soola raputada, muuhulgas olid ettevõtte, ka siiamaani on ettevõtte paroolireeglid näiteks väga lõdvad. Paroole jagati kasutajatele vabatekstina, kindlustusagendid jagasid omavahel paroole, kasutasid sageli sama kasutajat ja sama parooli, ühesõnaga selline, kuidas ma ütlen, suuremat sorti küberkäkk. Et
kõigil, kellel on kokkupuude USA kindlustusfirmadega ja eriti sellised kindlustustoote nagu cyber insurance poliisiga, siis need teavad, et kui palju informatsiooni ja kui suured on ootused kindlustusfirmal siis nii-öelda kliendi poole, kes soovib seda kindlustust osta, et nõutakse jumal teab mis asju ja samas endal on asjad kodus korrast ära. Ühesõnaga, nüüd ootab siis ettevõtet ees ilmselt rahatrahv ja ka ridamisi kohtuasju nende inimeste poolt, kelle andmed siis intsidendi käigus lekkisid. Siia vahele üks lühiuudis, nimelt möödunud nädalal oli jälle paikamisteisipäev, ehk et teisipäeval siis mitmed suured tehnoloogiaettevõtted, näiteks nii Microsoft kui ka Apple ja mõned teised tarkvaratootjad siis ülitasid suuremas koguses erinevaid turvapaikasid oma toodetele ja mitmed paigatud augud olid suisa kõrge kriitilisusega ning aktiivselt rünnatavad. Ehk et siinkohal siis tuletangi kõigile meelde, et hoidke oma arvutite ja nutiseadmete tarkvara uuendatuna, et ärge jätke paikamata. Tänane selline pikem lugu tuleb sõltumatult Šveitsi instituudilt. Ei, tegelikult tuleb see hoopis USA 1936. aastal asutatud ka sõltumatu mittetulundusorganisatsiooni nagu Consumer Reports poolt, kes siis avastas tehisarul põhinevaid häälekloonimise äppe testides, et need rakendused muudavad sinu hääle kloonimise ja isiku jäljendamise petturite ja kurjategijate jaoks lihtsamaks kui ei kunagi varem. Ehk siis tegemist on selliste äppide ja veebirakendustega, mis suudavad minutitega kopeerida suvalise inimese hääle selle klipi alusel, mis sa neile ette söödad, võimaldades siis seeläbi petturitel seda genereeritud klippi kasutada väga erinevate pettuste läbiviimiseks. Näiteks teeselda kellegi lähedast või manipuleerida ettevõtetega. Ja Consumer Reportsi siis 6 sellise populaarse häälekloonimise rakenduse ülevaade näitas, et äärmiselt lihtne ongi siis avalikult kättesaadavate heliklippide põhjal luua teiste inimeste deepfake või siis süvavõltsingud ilma nende inimeste nõusolekuta. Kõik need 6 populaarsemat rakendust siis turundavad ennast kui uudiste lugemise ja heli tõlkimise ja võõrkeeltesse dubleerimise vahenditena, aga vähemalt 4 nendest testitud rakendustest puudus tehniline mehhanism, mis tagaks kõneleja või selle hääleklippi omaniku nõusoleku ja või siis nii-öelda, mis piiraks selle hääle kloonimise ainult siis selle äpi või rakenduse kasutaja enda häälega. Ja need 4 olid näiteks siis Eleven Labs, Speechify, Play AI ja Lovo. Ja nende äppide puhul piisas kasutajal ainult väikse linnukese tegemisest, millega nad siis kinnitavad, et neil on seaduslik õigus seda häält kloonida. 2 ülejäänud testitavat äppi, Descript ja Resemble AI, on oma toote teinud siis nii-öelda väärkasutamise osas pisut keerulisemaks, aga avastati siiski, et ka nendest piirangutest möödahiilimine on üsna lihtne. Aga selge on see, et selline lihtne linnukese panemine või kuhugi kasti ei takista inimest, kes pettust läbi viia soovib või kellegi mainet soovib kahjustada. Et kindlasti nendel ettevõtetel on olemas tehniline võimekus muuta kellegi hääle kloonimine ilma tema nõusolekuta kas siis raskemaks või üldse võimatuks, aga millegipärast mõned ettevõtted lihtsalt otsustavad seda võimekust mitte rakendada. Ja testi käigus siis seesamane Consumer Reports proovis luua häälekloonid kõigi 6 rakendusega, kasutades ühe oma töötaja avalikult kättesaadavat helimaterjali. Pöörduti loomulikult ka nende ettevõtete poole pärast seda raporti koostamist
Muuhulgas Resemble AI ütles hilisemas avalduses, et nad tegelevad aktiivselt salvestusvigade tuvastamisega, lisavad oma salvestustele vesimärke ja haldavad avalikku süvavõltsingute andmebaasi. Siis Descript ja 11 Labs teatasid Consumer Reportsile, et nad jälgivad aktiivselt oma rakenduses loodud häälekloone, et avastada võimalikke väärkasutusi ja sulgeda petturite kontod. Ma arvan, et praeguseks on juba kõik mõistnud, milles siin siis nii-öelda mure seisneb. Et ühelt poolt me instinktiivselt usaldame mingeid tuntud hääli. Näiteks, kui sulle helistab Anne Veski ja pakub oma kontserdipileteid. Ja täna on kõik sellised tuntumad häälekloonijad muutunud ka nii võimekaks, et nad suudavad rääkida muutuva tempo ja muutuva intonatsiooniga ja lisada isegi häälde siis mingit emotsiooni. Ja seetõttu ongi ekspertide sõnul tulemuseks sellised muljet avaldavad võltshääled, mida ongi praktiliselt võimatu ehtsast eristada ning kurjategijad saavad seda väga hõlpsasti väärkasutada. Teiselt poolt jällegi paljud inimesed ehk tunnevad muret selliste traditsiooniliste küberrünnakute pärast, näiteks rünnakute pärast pankade vastu või rünnakute pärast riigi infrastruktuuri vastu. Aga enamik meist ei ole valmis sellisteks tavainimestele suunatud rünnakuteks. Eriti, mis puudutavad selliseid tehisaru poolt genereeritud ja tehisaru poolt sooritatud ründeid. Loodetavasti meil ei lähe vaja mingit suuremat sorti sellelaadset kriisi, et me sellisteks asjadeks valmis oleksime. Ja kuigi selliste küberpettustest teavitatakse üsna vähe, pettustest üldse teavitatakse vähe, siin taga on hästi palju sellist inimpsühholoogiat, ehk et keegi ei taha näida rumalana või ei taha jääda häbisse, siis see statistika, mis siiski avalikkuseni on jõudnud, näitab, et ohvrite arv ja petturitele kaotatud rahasummad kasvavad üsna kiiresti. Ja natukene peatun sellel ka siis järgmises uudises. Lisaks murelikuks teeb veel see, et paljud needsamad tehisaru häälekloonijad reklaamivadki oma toodet kui tüssamiseks või vempude tegemiseks mõeldud toodet. Näiteks Play AI tõi ühes oma blogipostituses välja kloonija kasutamise erinevateks vempudeks ja ka Speechify soovitab oma veebilehel kasutada rakendust telefonivempudeks, et pole paremat võimalust oma sõpradele vembu mängimiseks, kui helistada neile ja teeselda, et oled keegi teine. Imeline. Taoliste pettuste vastu kahjuks ongi sellised traditsioonilised turvameetmed ja selline talupoja mõistus, millele me siin Eestis üsna palju loodame. Need on oluliselt vähem tõhusad ja see muudab selliste pettuste märkamise väga keeruliseks ja äärmiselt raskeks. Aga kuidas siis ennast siiski kaitsta? Et kõigi isiklike andmete eemaldamine internetist on loomulikult ebareaalne ja keegi ei eelda ka seda, et me loobuksime nüüd edaspidi sotsiaalmeediasse mingite videoklippide või hääleklippide postitamise. Et seda kindlasti mitte. Aga äärmiselt oluline on olla teadlik sellistest tehisaruga seotud pettuste levikust. Ühelt poolt see on ka see, mida mina siin hetkel teen, et teie kui vaatajate teadlikkust tõsta või sellist meeldetuletust jagada, siis kindlasti suhtuda äärmiselt kahtlustavalt kõikidesse kõnedesse ja e-kirjadesse, kus küsitakse raha või küsitakse kingitusi või küsitakse juurdepääsu sinu kontodele. Ja kindlasti tuleks siis kasutada kõikidel oma kontodel, kus vähegi võimalik ja kus see on toetatud, mitmikautentimist. Ja mitmikautentimisest rääkisin näiteks möödunud nädala ülevaates, et lingi panen siia üles nurka.
ja jõuamegi viimase uudiseni, nagu lubasin, räägime siis pettustega seotud kahjudest. USA Föderaalne Kaubanduskomisjon, inglisekeelse lühendiga FTC, ehk siis eesti keeli USA Tarbijakaitse ja Konkurentsiamet, ülitas möödunud nädalal raporti tarbijapettuste kahjudest 2024. aasta kohta. Ja raporteeritud kahjudest toimus märkimisväärne hüpe. Kokku ületasid kahjud $12,5 miljardit, mis on 25% kasv võrreldes 2023. aastaga. See on väga selline murelikuks tegev kasv, kui päris aus olla. Võrdluseks toon näiteks numbrid Eesti Riigi Infosüsteemi Ameti poolt veebruarikuus avaldatud küberturvalisuse aastaraamatust, kus siis muuhulgas kirjutatakse. Tsiteerin. Kui 2023. aastal registreeris CERT.ee kokku 546 mõjuga pettust, siis 2024. aastal oli selliseid intsidente 624. Eelmise aasta esimese 11 kuu jooksul kaotasid Eesti inimesed pettustega 7 miljonit eurot, ütlevad Politsei- ja Piirivalveameti andmed. Kuna paljud inimesed ei teavita juhtunust, võime eeldada, et tegelik kahjusumma on oluliselt suurem. Nagu mainisin, seda arvamust, et inimesed ei teavita sellistest kahjudest või sellistest pettustest, seda arvamust jagavad ka paljud teised eksperdid. Ja mis nüüd USA raportist välja tuleb, on see, et suuremate kahjunumbrite taga ei ole mitte raporteeritud intsidentide arv, et see intsidentide arv on püsinud suhteliselt stabiilsena umbes seal 2,6 miljonit raportit 2024. aasta kohta. Aga suurenenud on hoopis nende inimeste hulk, kes siis raporteeritud intsidentide käigus on rahalist kahju kandnud. 2023. aastal oli see number 27% raporteerinutest, 2024. aastal aga juba 38% raporteerinutest kandis siis rahalist kahju. Enim kaotati raha läbi igasuguste investeerimispettuste, 5,7 miljardit. Järgmine suurem kategooria rahaliste kaotuste poolest olid siis pettused, kus pettur teeskles, et esindab kedagi teist, näiteks maksuametit, politseid, mingid ettevõtted või heategevusorganisatsiooni. Siis raporti kohaselt petturite taktika areneb aasta-aastalt järjest keerukamaks ja raskemini avastatavaks. Kindlasti on siin oma osa mängida ka eelmises uudises kajastatud tehisaruga seotud arengutel. Levinud on ka igasugu romantikapettused, millest mõned nädalad tagasi rääkisin. Ja kõiksugu sellised interneti ostude ja tööpakkumistega seotud pettused. Ja sarnaselt eestlasi kimbutanud pettustega oli 2 aastat järjest levinuim kanal, mille kaudu pettust läbi viidi või siis inimesega ühendust võeti, email. Ja järgnesid siis telefonikõne ja tekstisõnumid. Ja siinkohal ongi siis aeg jälle joon alla tõmmata. Seekordne ülevaade sai selline üsna hoiatava alatooniga, aga selline see infoturbemaailm kord juba on. Parafraseerides Forrest Gumpi, siis see on nagu šokolaadikarp, et kunagi ei tea, mida järgmine päev või järgmine nädal toob. Ja kasutaks siinkohal jällegi võimalust meeldetuletuseks kõigile vaatajaile ja kuulajaile, et parim kaitse pettuse vastu on olla teadlik, olla ettevaatlik, olla pisut skeptiline, mitte kiirustada ja võtta aega otsuse tegemiseks. Kui miski tundub ikkagi liiga ilus või kahtlane, siis reeglina seda taga on. Usalda oma kõhutunnet ja kui kahtled, siis võta aeg maha ja võimalusel pöördu mõne spetsialisti poole. Kohtume järgmine nädal. Tšau!